Okei, rastapatside ajalugu. Tegin uurimistöö, nii et ma loen natukene maha ka. Kust see soeng pärineb, mis kultuuridega see seotud on, mis tähendus on sellel välimusel erinevates kontekstides, miks on minul siuksed patsid, miks mu poel järsku siuksed asjad on, kõik see jutt. Kuna juuksed lähevad iseenesest tegelikult pusasse sedasi ajapikku, kui sa neid ei kammi, sa võid neid pesta, aga ei kammi, siis see lihtsalt juhtub. Sellepärast on meil põhjust ette kujutada ennast koriluse ajal, enne kui me linnastusime, enne kui kultuurid tekkisid, tsivilisatsioonid. Väga paljudel meist olid sellised juuksed. Sellepärast me ei saa öelda, et see tuleb kõik ühest kultuurist. Muidugi need ei näe välja sellised nagu ilusad käsitööna valmistatud rastapatsid, nagu minul on või nagu mina teen. Need on palju ühtlasemad, ilusamad, aga ikkagi need on rastapatsid, eks ole. Siis kui me linnastusime ja tekkisid kultuurid, tsivilisatsioonid, siis mõned meist andsid sellele soengule mingisuguse tähenduse. Mõned kultuurid hoidsid seda pärandit rohkem ja sellepärast on nendel kultuuridel rohkem tõestust, et nad kandsid oma juukseid sedasi, mõned nendest vähemalt. India saadud, Egiptuse vaaraud, Polüneesia saarlased, Aafrika hõimlased, jaapanlased, hiinlased, kreeklased, keldid, viikingid, filipiinod, aborigeenid, Ameerika põliselanikud, rastad Jamaikal, Poola nõiad, Siberi šamaanid, kuni räppariteni välja on teekond sellel soengul olnud üsna kirju. Et eesti keeles me nimetame neid rastapatsideks. Minu meelest me võiks vabalt neid nimetada näiteks pusapatsideks või midagi sellist, kuna see ei tule ainult rasta liikumisest. Muidugi Rastafari liikumine tegi selle nii legendaarseks läbi reggae-muusika meie modernses maailmas. Seega see on täiesti mõistetav. Aga lihtsalt on huvitav näha, et tegelikult on inimesi, ma olen teinud mitu aastat patse, ma olen näinud erinevaid soovijaid ja mõni ei ole üldse seotud mitte mingit moodi Rastafariga ega Jamaikaga ega reggaega. Mõne jaoks on see hoopis nõia teema, mõne jaoks on see hoopis surfarite teema, räpi teema, India teema, neid on nii palju erinevaid. Rasta liikumine on tegelikult väga värske. See sai alguse 30. ajal, ehk siis isegi meie Eesti Vabariik on vanem kui see liikumine, samal ajal kui Indias on neid patse kandnud saadud juba 3000 aastat, umbes nii, 1000 aastaid. Et siis võime alustada algusest. Indias on rastapatse, nemad nimetavad neid jatadeks, rastapatse kantud 1000 aastaid ja sellega need pühamehed näitavad oma pühendust vaimsel teekonnal. Enamasti kannavad neid shaivistid, need on siis India jumala Shiva järgijad. Ja Shival endal on ka legendi järgi pikad jõulised rastapatsid ja patsid voolavad nagu püha jõgi Ganges. Enne Kolumbust olid asteekide ja maiade preestritel ka pikaks kasvatatud rastapatsid. Enamasti nad olid ikkagi sellised, et keegi ei teinud neid, nad lihtsalt läksid selliseks ja see ürksus oli see, mis nendel šamaanidel ja preestritel oli see põhjus, miks nad niimoodi oma juukseid kandsid. Selle saab kinnitust 3 koodeksist, Duran, Tudela ja Mendoza koodeksist. Hästi, Inglismaal nimetati Shakespeare'i ajal rastapatse fairy locksideks ehk elf-locksideks ehk haldjapatsideks. Siin võime seostada seda natuke ka Eesti mütoloogiaga. Kreeklaste skulptuurid arhailisest perioodist, see on siis 800 kuni 480 enne Kristust. Need skulptuurid näitavad ka mehi rastapatsidega. Liigume Aafrika poole. Mõndadel Aafrika hõimudel on rastapatside kandmise teema. Enamasti on see seotud jahimeestega või sõduritega. Üks hõimudest näiteks on sellise traditsiooniga, et ainult kui sa oled mees, kes on sõdur, võivad sul olla rastapatsid. Nii kui sa abiellud, siis ei tohi enam need olla. Senegalis on Baifal rahvas. Need on siis islamistid, üks islami alaliikidest, kus on samuti näha rastapatse. Nii et nüüd on mängus ka islam. Kui me räägime juba islamist, võime vaadata natuke ka kristlikke kultuure. Siis me näeme, et piiblis on mitu tegelast rastapatsidega, näiteks Samson oma 7 patsiga. Kusjuures siit tulebki Rastafaridele tähtis Nazareti vanne, mis
no see vanne ongi mitte lõigata oma juukseid. Kuna ka nende liikumine oli algselt abrahaamne ehk siis baseerub piiblil. Aga miks viikingite rastapatsid olid? Well, soolane vesi ja päike aitavad juustel pusastuda ja rastapatsid tekivad üsna kergelt sedasi. Neil olid kammid ka, nii et see oli pigem nagu juhuslik asi. Sõdalastel näevad natukene siuksed karmimad välja ka. Sellepärast me näeme seda ka rock-festivalidel ja niimoodi, et see on natuke sealt tulnud. Sama juhtus ka California surfaritel ja sealt edasi rulasõitjatel. Soolane vesi ja päike tekivad väga lihtsalt. Etioopialastel olid rastapatsid vaid sõja ajal. See tähendaski, et praegu on sõda. Ja mille vastu nad sõdisid, oli orjandus ja korruptsioon. Seega sümboliseerivad need patsid sellist vabadust ja revolutsiooni ja vastupanu. Üldse on läbi ajaloo tegelikult orjastatud rahvas olnud tihti kiilakaks aetud. Et oma krooni tagasi kasvatamine on niisugune võimas vastupanu. Ja sellepärast õhkavad rastapatsid sellist ürgset vabadust. Aga räägime Eestist siis. Eesti kultuuriruumis on see üsna värske nähtus. See on lahe teada, et me saame ise vormida selle tähendust ja konteksti. Aga eestlastele kõige lähim pusapatsi traditsioon oleks siis Siberi šamaanid, Poola nõiad ja viikingid. Ja sinna juurde veel ka vikanõiad on ju New Age vika teema, keldid. Võib nimetada ka indiaanlasi ehk Ameerika põliselanikke, sellepärast et on teooriaid, kuidas eestlased on läbi Siberi suguluses Ameerika põlisrahvastega. Ja nüüd on tähtis välja tuua seda, et iga inimene, kellel on rastapatsid, ei kuulu kusagile liikumisse. Okay. Väga paljud lihtsalt kannavad seda stiili väljendusena ja ei pane sinna mingisugust suurt tähendust. Kuna lõpuks on ikkagi see, et see on üsna praktiline soeng. Sa pesed oma juukseid maksimum kord nädalas. Kui sa pesed siis väga korralikult, loputad ja kõik on ju, aga sa ei pea tihti pesema. Tegelikult on see ükskõik mis soenguga, sa ei pea oma juukseid nii tihti pesema. Kammima ei pea, hooldust vajavad üsna harva. Sa teed hoolduse käigus nagu restardi, et sa ei pea kogu aeg üle all seda hoidma, nagu näiteks afropatsid või see on eraldi video, pärast räägin sellest. Plus, kui sul on soov saada pikad juuksed, aga juuksed ei kasva, lähevad otsast näiteks katki kogu aeg. Püsipikendused on ülihea variant. Kohe pikad juuksed ja jäädavalt. Nii et visuaalselt annavad patsid volüümi, saab soenguid teha, annab dünaamilisust, nad sümboliseerivad sellist julgust ennast väljendada ja vabadust ja looduslähedust ja loovust. Nii, aga räägime ajaloost edasi. Lisaks ajaloolisele taustale on tänapäeva rohkemgi relevantsem tegelikult subkultuurid, on ju, me rääkisime kultuuridest, vaatame, mis on subkultuurid. Metal-muusika. Ma olin räme Korni fänn kunagi, seal on patsid näiteks päris mitu bändi veel. Gootidel on tihti sünteetilised rastapatsid, tatoveeringutega inimestele tihti sobivad rastapatsid, neid on palju näha. Backpackerid ehk siis seljakotirendurid, hip-hop muusika, sport, hipiliikumine 60-ndatel, transfestivali rahvas, surfaritest edasi rulatajad, crust punk, inimesed, kes tegelevad holistilise ja naturaalse elustiiliga, seal on üsna palju näha rastapatse. Ja siis on muidugi räpparid, eriti viimasel ajal on päris palju mõjutusi tulnud just SoundCloud räpparitelt, on ju Lil C ja Lil Do ja Tentacion, Eestist näiteks Mick Moon, praegu rohkem ei tule meelde, aga neid on. Seega inspiratsioon on lõpmatuseni. Isegi Jack Sparrow võib olla piisav põhjus, miks oma patse tahta. Et isegi kui juhtub kunagi mingisugune harv juhus, kui sa lähed näiteks Ameerikasse ja seal keegi ütleb, et you're white, on ju, et cultural appropriation, siis see on täielik bullshit. Sa võid lihtsalt vastata kannatliku meelega, näidata talle Google'ist natuke infot. Ei ole põhjust konfliktiks, saad lihtsalt mälu värskendada ja teine saab ka targemaks. Me kõik oleme üks inimkond ühe ajalooga ja rastapatsa on päris palju seal. Päris palju teksti. Igatahes, kui sa soovid rohkem teada rastapatside ajaloost, siis guugelda. Siin on palju rohkem infot. Ma kogusin lihtsalt kokku lühema video jaoks infot. Kui sa õppisid siit videost midagi, siis pane like,
kui sind huvitavad rastapatsid, siis pane subscribe ehk telli. Ma teen veel videosi, ma näitan, kuidas endale hooldust teha, ma räägin üldse igasugust patsi juttu, soovitusi, õpetusi, kõike seda. Kui sul on küsimusi, jäta kommentaar, teen mõne video või vastan sellele. Ja kui sa soovid rastapatse, siis tea, et mina teen näiteks rastapatse. Olen neid teinud juba aktiivselt 3 aastat, aga 5 aastat. Ja saan neid sulle pakkuda. Seega saada oma soov mulle Facebooki lehele Tanera Dreads rastapatsid. Yeah.